Jõhvist oleme juba läbi. Bussijuhivad äkki nagu pidurdaks või äkki keeraks nagu... Nii, oleme jõudnud Permiskülasse. See on, nagu öeldi, väiksed armsad hooned. Ja on ilus asfalt tee viib edasi. Umbes 10 kilti on veel Porunini. Nii, oleme jõudnud Kuningakülasse. See on hästi huvitava nimega minu jaoks. Paremat kätt eemal on Narva jõgi. Suur. Siin on ka, ütleks niimoodi, et palju väikseid nunnusid maju. Puid võetakse siin kandis maha. Ju siis RMK teab, kust võib maha võtta, kust ei või maha võtta. Et liiga palju ei võtta maha ja valest kohast. Bussijaam. Buss käib siin, hästi äge maja on vasakul. Ilus. Buss käib siin, kui ma eksin, 4 kord nädalas. Jõhvist saab siia bussiga. Üsna harva. Ja mitte iga päev. Nagu tänapäeval ühiskonnas ollakse harjunud, et iga päev saad 17 korda bussiga liikuda. Nagu Tartus, kust ma ise ka tulen. No nii, siukene buss. See on lausa siin püsielanik, see buss. Ja saabki läbi asula. Sõbrad loomad, lambad ja lehmad. No võt, mingi huvitav piiriasutus. Siit näitab Poruni matkarada ja lähen vasakule. 7 tonni. Ma nii palju ei kaalu. Nii oleme nüüd siia jõudnud vist platsile. Ees paistab WC, vasakul on parkla, paremal on sildid. Vennale tuli siuke sõnum, tere tulemast Venemaale. Palju kõne ja nii edasi, nii edasi. Oleme päris piiri ääres, päris Venemaale me ei lähe. No nii, vaatame kaarte ka, mis siin parklas on. Alutaguse rahvuspargist suur kaart. Ilus suur ala. Ja Poruni matkarada ise ka. Hakkab siis... Kus me oleme? Oled siin? Oleme siin. Siis läheb äkki kuidagi siit tagasi siis. Tagasi Narva jõe äärde. Ja siit tagasi. Ehk siis rada on 5 kilomeetrit ühtepidi ja 5 kilti tagasi, kokku 10 kilomeetrit. Kes siin on? Saarmad. Mesilased, Pärnaaiad, Kirjurähn, Devoni paljand. Ja eks siis ma vaatan üle, mis WC, mis seisus on. Nii, WC-s on, keegi on söönud paberit. Nüüd paistavad täitsa ilusad käimlad siin. Metallist. Ei, see on plastik. No siin on ka. Huvitav, mingi loom on käinud paberit puremas. Tselluloosi nälg äkki. Nii, siltidest on siin väljas veel Poruni matkarada, Ovintsa lõhkekoht. Pool kilti Narva jõe lõhkekoht. 5 kilti. Nii et siit läheb 5 kilti. Ja siis tuleb siit vist tagasi. Vist. Videovalve, huvitav. Huvitav videovalve. Autosid ja ATV-sid. No. Ja mis ma leian siit? On üks huvitav pesakasti disain. Sissepääsu ava on lihtsalt saetud siia. Esimese plaadinurka ei ole mingisugune rõngas siia keskele tehtud.
põhi on veel all. Ma usun, et mingid linnud saavad seda täitsa kasutada veel. Traadiga, tugeva traadiga oksa küljes. Jah, aga see on ikka päevi näinud, aastaid näinud. No nii, nüüd rajale minek, korralik vihmamatk. Ja siit vist rada algab. Tipp-tapp. Nii, siin tee kõrval väike ilus RMK silt Lodumetsa kohta. Lodumets, mis ta on? Kuule, aga ma lähen vaikselt edasi. Oota, aga vaatame, kas Ma kõnnin aeglasemalt, vaata. Siin on, oota, Leivuvöö. Aga siin on siuke kõrval läheb väike sild üle ja ma mõtlengi, et kas matkarada läheb. Ma eeldan, et ta läheb vist mööda teed edasi. Aga ma vaatan sinna sisse. Vaatame korra siia sisse. Siin on see Ovinitse lõkke koht. Ja kuule, siin on kaarti näha. Siit läheb, me tulime siit ja nüüd läheb siis tee siit edasi, ehk siis me vist peame minema kuskilt siit. Kuule, mine metsa, vaata. Siukese asju ma ei ole näinud varem. Segaolmejääde ja segapakend RMK telkimisplatsil. Ilus kogus puitu. Siin on kindlasti WC. Ja siin on ka siin on mingi hiire sitt või? Paber ära söödud. Mis siin veel huvitavat? No vot, siuke ilus RMK iste metallist jalaga. Maja vundament. Ja maja vundamendi. Metsavahi koht oli see, näitas ennast. Sealt oli sealt näitas. Vaata, kui ilusti puud on kasvanud selle vundamendi peale. See lõkkekoht on siin vundamendi sees. Nii, katusealune kuiv paksust palgist ilus. Ja vaata. Ma arvan, et see on see tee, lähme siit, jah. Kaardi peal oli Roheline nool näitab. näha nii ja siin on roheline nool ja Ta ei näidanud üle jõe minekut. Ja mööda. ja siin on see Koruni jõgi vist ma eeldan. Okei. Nii, veidi maad edasi põline salumets. Ja siin vasakul on see äge jõgi ka sellel me lähme ka kohe varsti. 50 meetrit edasi on järgmine silt. Ilves, samblad ja samblikud. No ilvekene. Ilvekene. Ilvesekene. Lünks mossas. Nice. Kuule. Äge sammal on puu peal niimoodi. Suur kõver puu sammalt täis. Kõdi samblale. Nii, sammal kasvab keset puuoksa. Oksa algus ja lõpp on samblavaba, aga keskel on sammal. Huvitav. Ujumisasjad on kaasas täna. Paistab tume vesi. Sügav. Laupal käisin Järve-Jaani tuunud, pea oli peal. Jah, mis seal on järv või? Seal on ilus järv. Järve-Jaani. Okei. Nii, järgmine silt. Loodusmets ja haab. Eri vanuses, eri liiki puud. Küll aga tõesti, selles mõttes puud on siin ägedad, sammal on siin, vaata siuke. Siin peaaegu puud ei olegi. On ikka, sorry. Puu on ka ikka siin sambluses. Siin on nii paks kiht sambla, kiht puu ümber. Mis on ajalugu? Ajalugu. Ajalugu, äge. Rada on siuke üsna kitsas. Metsik, veidi läbitav. Vaatame, kas mingi hetk... üle jõe minekut ei tulnud. Ütlesid kaardi järgi. Vaatame. Ma võib-olla filmin rohkem kui peaks, aga... kuule. Kas siin all on karukoobas? Ei ole siin all karukoobast. Õnneks.
Nii, järgmine silt on lamm, jäälind ja vesipapp. Jäälind on ka siin äge. Suur jõgi on jah. Ega seda siin ei koristata. Siis on äge näha, mismoodi loodus ise oma tööd teeb. Mis aja jooksul ja mis määras. No sa hakkasid Ilvesest rääkima, et kaameraga käib. Jaa, tulin Sirtsi rabast välja autoga ikka. Tulin sellise koha kaudu nagu Pärapõrgu. Vana ja Pärapõrgu. Tean seda kohta. Jõuab Miilasse välja. Ja võttis Miilast välja tulla. Miilast kõnnib üle tee. Sel aeg oli muidugi õine. Sinna tee terve ta kaduski, aga nähtud elu. Oli suur väike Ilves. Väike. Võiks öelda, et laps isegi või? Oot, ei oska hinnata. Ma ei teagi, mis nende suurused nagu täiskasvanud ja lapsed on. Aga nähtud, ilusad kõrvatutid olid. Nii, vahepeal on teekate muutunud laiemaks. Siia on veetud mingit peent kruusa. Ja tee peal on sildid. Ehk siis Narva jõgi 4 kilti, Parklasse 600 metra. 1,5 kilti oleme vist käinud juba, aga nüüd kuhu me lähme? Vasakule või paremale, ma arvan, et vasakule lähme. Otsemaga. Ja, sest kaardi peal seal lõpus oli siuke kolmnurk. No võt. Sellised puud siis tee peale. Nii, veidi maad edasi. Poruni rahva pärimused ja Kalevipoeg. Tea, kui Kalevipoeg siit läbi käis, mis ta siin tegi? Näkineiud ja metsahöldjad. Kõik kuulasid tema laulu. Ja siin kõrval on jälle see tumeda veega jõgi. Aga mingi aeg saan teada, miks see vesi nii tume on ka, siuke tumepunane. Veel päris kindel ei ole. Okei, vamos. Siin on takistustee. Enne rääkisime just ka, et küsisin, et mis on see, mis siin metsas on teistmoodi kui mujal. Üks asi, mida mina tähele panin, on see, et siin on hästi palju langet puit. Keegi käi siin koristamas. Kõik, mis jõe peale on kukkunud, on sinna jäänud. Tõenäoliselt on kobras või kes on seal puhastanud? Teisel pool jõge on üks hästi ei tea, puhtaks näritud puutüvi. Ja siin maas on üks kukeseen. Aga see on nii mäda juba, et seda ei korja. Vaatame seda. Aga tüvi on jah seal täiesti puhtaks. Selleks ta kobras ole, kes muu. Nii, siin on siit ülevalt hakkab väikse vesi jooksma. Jookseb. Siit on näha kohe, kui ta uliseb jõkke. Maa on üsna. Pull on see, et siin jah, vihma sajab täna. Nüüd me oleme veits maad edasi tulnud. On üsna palju vett tuleb siit ülevalt alla nende. Ma ei ole varem näinud kuskil matkal niimoodi, et oleksid, jookseksid jalgi all sellised ojad. Veenired kohe madalamale sellesse jõkke. Aga samas ma ei ole, see võib olla sellepärast, et ma ei ole vihmasajuga kuskil matkal käinud varemasti. Tavaliselt on see kuival ajal juhtunud. Miks see puu selline on? Selline
koorevaba ja auklik ja räsitud. Elukeskkonnaks mikroorganismidele. Nii. Lühiajaliselt, pikaajalist. Oskad sa ühte konkreetset liiki nimetada, kes seda puud räsib niimoodi? Kui sa ei oska, siis ma ütlen. Sest ma tunnen uhkust, ma mingi hetk õppisin ära seal. See on üks lind. Suurkirju rähn ja Elmu pakkus rähn. Õige. Võib-olla teised rähnid ka. Aga Meil teeb kodus toidumaja juures mitte suur kirjurähn, vaid suur paksrähn. suur paks rähn. Ja ta on eraldi liik. Aga mis teeb tast? Okei, räägi veel, see on huvitav liik. Ma ei ole ise kuulnud, et suur paks Seda tulema vaatama, kuidas kui tema kere hakkab meie hoovi nagu õhu kaudu jõudma, siis meil tekib variköögi aknasse. okei. Ja kui ta langeb toidukoti peale, rasvapallikuste peale, siis ta venitab nagu need juud välja, et on nii raske. Et nagu vajub nagu pallidega maani. Enam-vähem. Ütleme tiradega maani. Selge. No vot innuteadlased, suur paks rähn. Andke teada rohkem sellest liigist. Siin lõpeb ära vist see punkt, kus RMK seda rada hooldab. Siit edasi läheb tõsiseks loodusolelusvõitluseks. Nüüd oleme järgmise silla peal. Üks asi, mida ei ole tükk aega näinud, on RMK infotahvlid. Algus ma tegin siin neist videosid ikkagi, igast ühest vist sai tehtud. Aga nüüd viimane, millest sai tehtud, oli lagunenud ja päris tükk aega pole näinud. Nii et võiks arvata, et me oleme siin suure olelusvõitluse keskel. Et praegu pole loomi küll näha, aga võib-olla kui öö oleks, siis me oleks ära söödud juba. Et praegu veel on inimluid ka ei ole siin maas. Aga koht paistab hästi metsik. Nii, siin ta nüüd on. Ja siin ta nüüd on. Siin infotahvel. Varsakabi tuletael. Lodumetsade maapind on mätlik ja liikuv põhja. Vesi varustab pinnast toitainetega. Taimejäänused lagunevad märjas pinnast kiiresti ja nii edasi. Tuled ise siia matkama, siis loed. Nii, mis siin läheb? Siin tuleb mõnetke pärast kohe uus sild ilus. RMK ikkagi tundub, et me ei ole päris loodusjõudude kätte jäetud siia. Et on RMK sild ikkagi veel olemas. Kobras on siin söönud. Hiljuti paistab. Jõudsime vahepeal aru saamale, et praegu kell on kuskil 1:02. Me oleme umbes 4 kilti käinud. Varsti jõuame raja lõppu. Ja selleks ajaks, kui me tagasi jõuame, on tõenäoliselt väljast pime. Ma saan natukene vaadet jõele. Siin on siukene huvitav oks. Huvitav, kas see jäme on ka siin rähni söödud või? Mõtlen siit külje pealt, siis on natuke kaameras näha pane. Korralikult ära söödud. Tõenäoliselt on rähni ja kes see muu? Karu ei käi siin. Võib-olla ronib peale, aga ta siit putukaid ei söö sellest. Kui sööb, siis öelge. No võt. Vahepeal on kukeseeni näha. Siis on mingeid muid seeni näha. Siis on mingi valge jura. Lind tegi häält, äge. See on siuke huvitav koobas, või mis koobas, aga siuke jõesäng või miski ojasäng. Ja nüüd lähme üle sama sängi uuesti jälle.
kuule, aga kui me oleme Vene piiri ääres, äkki see on mingisugune kaevik hoopis? Nii, nüüd astusime teest veidi kõrvale. Oli päris jõe äärde välja väike rada, kus sees on huvitavad augud. Sellised kohe sügavad, üks on seal, teine on siin ja seal üleval on veel kolmas. Aga siit ka see. Siin on päris hea vaade. Vihma vaikselt sajab veel, nagu näha vee pealt. Aga mitte hullusti. Sujumaga lähed? Siin on ärgi. Kuule okei, kõnnime edasi vist. Mõtled hüppaks piisavalt kaugel. Jõudnud järgmise sildini. Kaitserajatised. Vot. Siin on räägitud, et kaevati kaevikuid ja tehti laskepesasid ja see seletab mingitki asju. Meie oleme. Järgmine asi, järgmine ka. Tahvel 9. teine maailmasõda Narva linna. Me oleme siin kuskil. Ei, mis asja. Korodenko on ju, Permisküla Korodenko on kuskil siin. Narva. Unekobras. Sõbekobras. Ümber pöörates paistab laiem jõgi, mille vool on siis teisesuunaline, mis voolab sinna poole. Kui me enne tulime voolas siia ja vahepeal ongi jäänud märkamata või praegu arusaamatuks, et kuhu see vesi siis voolab. Kord ühele poole, kord teisele poole. Narva jõest me üle ei ole läinud, Poruni jõest me ei ole üle läinud. Aga loodus on huvitav, siin viimasel ajal on kaevikuid palju. Kukeseeni on mitmeid märgatud. Nii, siin on jälle ilmekalt käänuline maastik üles alla, vinka-vonka. Ja siit üles. Seal taamal paistab jälle infotahvel, millel on kirjas Poruni ja Narva jõe veerežiimi muudatused ja üleujutused. Siin on meie asukoht, oled siin. Oleme siis siin. Nii et Narva jõeni on veel päris palju miili minna selle järgi. Siin on jälle kopratööd näha. Närinud paljaks suure palgi. Aga no ma tahaks näha seda kobrast, kes selle suure kasetüve ära veab. Hakkab siit pihta kasetüvi. Vette. Selle nimi on Pontse. No nii, siin on leidsin miskit huvitavat, mingid seened, sellised rohelised, neoon natukene. Ei oska öelda, mis nad on. Ja siit edasi minnes no vot, siin on läks nagu need vääveltorikud või kui ma eks. Aga ei, see mingi muu peaks olema. Ja puu on vana lagunenud ka, neid ei söö. No nii, mõni maad jälle kõnnitud ja kaeviku kõrval ja siin on uus silt infoks. Mis sa välja teed? Pole loominguline. Ilm on hall. Mõningaste laikudega üldine
hall, kohati on niisugust tumedamat vihmasadu. Kuulete, kuidas kõus kõmistab. Metallne kõle. Nagu ta siin meil on. Varsti oleme vist lõpus ka, ma korra vaatan, mis mul kell näitab 4,92 kilti oleme kõnninud. 4 kilti 920 meetrit algusest peale. Siin peaks varsti ümberpööramise koht olema. Saame näha. Siin on huvitavad sildid, rohelised nooled. Huvitav, kas see on vetsumärk või lihtsalt ümber keeratud. Kui rääkida sümboolikast. Ja, konstruktsioon paistab, et kannab päris hästi. See vist ei ole lõkkeplats, siin on telkimine keelatud, lõkke tegemine keelatud, prügi keelatud. Vaatame, kas teelõkke lõpeb selle Poruni jõe lõkkeplatsiga. RMK nimeline. Aga pull on see, et siin läheb mitu teed. Siia, tagasi. Me läheme siit mööda jõe serva ikka edasi. Jõe peal eemal. Seal ees on üks piirivalve alus. Sellele lähenega. Vaikselt kruiisib. Ma mõtlesin huvitav, kus on eestlased, venelased. Ehk on eestlased, neis. Miskit ta kruiisib seal, jah. Nii. Vaat keerab, manööverdab seal puu taga. Aga siit edasi on raske pääseda, läheme ümber. Vaatame, kas paat nägi meid ka. Keerab äkki, küsib dokumenti või midagi. Pakuvad meile teed, äkki kangemat. Meil ei tule mingid manöövreid. Ma ei teagi mida. Mis ta number oli? VLD-st ja kriips 8 midagi. Maa on ikka korralikult. Kuule, näed, nüüd oleme lagedama pääl. Säärgune värk. See ongi. Aga seal on jah keegi. Nii, veel viimane puusild enne Poruni lõkkeplatsi. Aga siit paremalt tuleb mingi rada siis. Aga siit tulevad isegi sõiduki jäljega. Ja siin on mitu katusalust. Vaatame siis. Nii, teeme siin hetkeks pausi, siis pöörame otsa ringi ja sama teed tagasi. Nii, oleme siis siin lõkkeplatsil ja väiksed teed ja snäkid. Suitsuvarst on väljas, on piirivalve ka. Kusjuures. Ja. Selles mõttes nii. Hea. Tegelikult nüüd on siis, istume veel siin, oli piirivalve, oli siin, küsis isikukood ja rääkis, et neil on teada, kes siin raja peal liigub, neil on omad süsteemid. Ja nad juba istusid ja ootasid meid siin. Ja me oma keskis vahepeal tegime nalja, et küll oleks hea, kui jõuame kohale lõpuks ja siis keegi koha peal ootab, et grill on soe ja tee ja aga piirivalve oli, aga sooja teed ja grilli ei olnud. Endal kaasa toodud, mis on hea muidugi tänuväärt värk. Siin on veel üks infotahvel. Nii, infotahvel on Narva jõe lõkkekoht. No, siuke asi siis. Oleme siis siin. Matkarada hakkas kuskil, aga seda ei ole nähagi kaardi peal. Ja nüüd läheme umbes sama, 2,5 tundi tulime, umbes sama palju läheme tagasi. Selleks ajaks on tõenäoliselt väljas juba
üsna pimedapoolne ja piirivalve mehed rääkisid ka, et siin on karusid, päris palju on karusid, ilveseid on siin. Et tagasiteel ma tõenäoliselt filmin vähem. No vot, siin on selline katusealune, siin all põhimõtteliselt saad oma magamiskoti ja kotti panna, saad magada. Mis siin veel lõkke koha pealt on? Grill on olemas, istud on olemas. Seal on puit ka olemas, seal keskmises on puit, paremal on prügi, vasakul on WC ja siin on siis see puulõhkumise junn. Aga selge, head tagasiteed meile, et karu otsa ei satu. No nii, et oleme tagasiteel, filmin veits jälle. Kõnnime poole kiiremini kui enne. Kiirus on umbes 4,5 kilti tunnis kuni 5. Piirivalve oma jutuga ka natukene hirmutas ikkagi või tõi reaalsusesse, et ütles, et siin on ikka palju karusid. Karusid on ja ilveseid on ja siin kandis ja nüüd ongi pimeneb ka, nagu juba videost on ka näha, et siis üsna järsk langus, et siis teeme kiiremad sammud tagasi. Vihm hakkas jälle sadama, vahepeal oli päris rahulik, tulid üksikud piisad, nüüd jälle sajab. Et karu veel näinud ei ole. No nii, väljas on juba üsna hämar, ega siin midagi, kaameras ei ole suurt midagi näha, autol tuled põlevad. Aga jõudsime tagasi umbes poole ajaga, tagasi kõndisime maru kiiresti, sest et piirivalve ilutas karudega ja pimedaks läks ka praegu, nagu näed. Et sellises pimedas metsa vahel, ega seda teed ei ole hästi näha. Et tulime kiiresti välja ja nüüd hakkame tagasi sõitma. Et täitsa normaalne käik oli. Ja siis no nii, on midagi kaamerasse öelda ka veel. Kuidas tundus? Kõik on aus ja õiglane. Kell on 4. Kell 4 tagasi, jah. Kusjuures jah, keps, see sai just tühjaks see. Mis ta on see? Kell. Nii kui tagasi jõudsime, vaatasin, keps veel töötab. Hetk hiljem, pilt taskus. Et salvestas kogu marsruudi ära. Aga igine olen, jah, tempo oli päris hea. No nii, jälle piirivalvurid tahavad tähelepanu vist saada. Vaatame, mis räägib. No nii, ega kaamerast väga teed ei ole. Nüüd sõidame jälle edasi, esitati kontrollküsimused ja et kus käisime, mis tegime ja kas nägime kedagi veel ja muud midagi. Nüüd sõidame tagasi poole ja vihm on natuke rahulikumaks jäänud isegi. Täitsa normal. Kuule, okei, jälle tšau.